Me, myself and I are all in love with you. We all think you're wonderful, we do. Le Soleil de ma vie on minu retrospektiivnäitus, mis hõlmab perioodi 1999 kuni 2023. Ja leidsin, et aeg on praegu küps selliseks suuremaks näituseks, eesmärgiga kaardistada minu kunstnikutee algust ja vaadata, mis on siis the best of ja uurida, et kuhu ma kunstnikuna liigun. Ja see näitus on läbi 4 korruse Kadrioru plaasas, mille projekti autor on mu isa Vilen ja tema tolleaegne partner Ain Padrik. See maja on kolmnurkse krundi peal, aga siin keskel on selline ringikujuline aatrium läbi 4 korruse ja minu töödes on ka ringikujund. Siin minu selja taga on üks eelmise aasta pilt Grazia rattal, mis on suurem ring, siis on niisugused vahepealsed ringe, on üks niisugune juuksuriseeria ja siis on väiksed ringe ja mulle tundub, et see nagu aitab ühendada siduda selle arhitektuuriga. Paigutamine seina, kuna olin see mina August Künapuu, Tiiu Rebane, Karl-Kristjan Rebane, Nagel, vabandust. Ja kuidagi koostöö sujus väga hästi. Kõige keerulisem oligi lõpupaigutus või pigem ütleks 4. korruse paigutus. Näiteks sanatooriumide seriaal läksime läbi 4 korruse. Et 4. kuni 2. korruseni oli nagu, kui ülevalt alla vaadata 4. korruselt, siis tekib hästi vinge nüke vertikaal. Kuna tegelikult ruumi väga palju ei olnud, kuna siin majas on hästi palju poste, sellised nurgataguseid ja maja on niisugune spiraalne, see aatrium, siis tuligi niimoodi mõelda, et kui sa näiteks vaatad 3. korruselt 2. korrusel, 4. korrusel 2. korrusel, et siis et ka sealt kaugelt vaadates oleks niisugune huvitav vaatepilt. Holding hands at midnight neath the starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one boy. Erinevaid näitusi külastades ma tunnen seda, et me tahtmata astume siia näituse saali või ruumi mingi teatud ootusega. Me umbes teame, mida me tahame siit näha või saada või mis meid ees ootab või me teeme teatud järeldused võib-olla enda peas ette, et mida me hakkame nägema. Et mul olid ka ootused, et ma näen midagi sellist, nagu mida ma olen juba varem näinud. Ja siin näitusel ma üllatusin meeldivalt just nähes Augusti varasemat loomingut ja see andis mulle sellise meeldiva, võib-olla isegi kõige meeldivama näituse kogemuse ja üllatuse. Siin see resoneerub minuga eriti selline nooruslik, kunstniku värskust, nooruslik selline toorus, elavus, vabadus selle teose sees on väga kütkestav minu jaoks. Mis me kõige rohkem tõmbab, on ka see mingi energeetiline tase seal sees, millega me ise kõige rohkem resoneerume. Ja siis ma tunnen, et ma resoneerun isegi Augusti nende varasemate teostega rohkem, kuna need on justkui ka midagi sellist, mida ma tunnen, et minust kui loojast võiksid välja tulla.
nagu seina üles panime, siis oli küll niisugune maagia minu arust õhus. Oli niisugune väga tore protsess ja niisugune isegi ei pidanud nagu väga palju rääkima, sa lihtsalt võtad ühe maali, paned sinna ja siis nagu kuidagi vaatad teisele otsa ja siis kuidagi nagu jah, see on õige koht, lähme edasi. Kuidagi väga ilus ja niisugune, ma ei tea, voolamises olime lihtsalt. But till that morning never nothing can harm you. See on 10 aasta tagune töö. Mulle meeldib igasugune dünaamika. See aitab ütleme, maalikunsti vahenditega on hea seda dünaamikat nagu peatada, et siukene ta on nagu ühest küljest on nagu siukene liikumine ja teisest küljest on nagu siukene staatika, mis muudab ta siukseks salapäraseks. See on järjekordselt 20 aastat inspiratsiooni saanud maal Saksamaal, siukene tantsupidu. Ma kuulasin 20 aastat tantsumuusikat, et sellesse ajastusse sisse elada, kuidagi paremini seda tunnetada. Ja ma siin rääkisin sellest dünaamikast ja staatikast, et mul on üldse nagu, mul on umbes 20 erinevat spordiala maalinud. Et just ka see, et keegi mingisugune selline hõljumine, et jalad ei ole nii tugevalt maa sees kinni. But till that morning there's nothing can harm you. Augusti maalides on hästi palju värvi, et ei ole sellist põhjamaist minimalismi. Mul on värvidega selline oma suhe, et mul mingisugused värvitoonid lihtsalt ajavad hulluks, väiksest peale. Näiteks selle töö, nagu see punane värv, mida on nii töös kui ka raamis, ja lihtsalt ma ei tea miks, aga see ajab mind täiesti nagu hulluks. Ma õppisin omal ajal Kunstiakadeemias arhitektuuri ja minu maali õppejõud oli Kaido Ole ja aasta siis oli 1998 või 1999. Mina olin siis 20 või 21 ja Kaido ütles, et kuule, et sul on täitsa ägedad pildid, et sa võiksid hakata osalema näitustel. Siin mu selja taga on siukene tants ja siin on doktor ja tema patsient ja siis on veel samast seeriast on linnaplaneerijad. Et
need, vähemalt üks nendest piltidest oligi kohe kevadnäitusel. Ja inspiratsiooni ma sain oma vanaisalt, kes oli ametiühingute tegelane ja käis 70-ndatel Ida-Saksamaal reisil ja siis talle sokutati kaasa karp Ida-Saksa slaididega. Mu algusaegadel oli, mu maalistiil oli niisugune üsna rough ja niisugune hästi ekspressiivne ja eksperimenteeriv. Ja ma mäletan, et mul oli üks, kuskilt leidsin mingisuguse roostes pange, sinna põhja peale tegin Albert Einsteini portree näiteks ja siis ma kasutasin ka vanaema seda, kuidas kutsutakse, pesulaud või niisuguse lainelise metallist mustriga ja puidus niisugune seadeldis oli omal ajal pesu pesemiseks. Ja igasugused pesumasina kaaned ja ühesõnaga oli üsna niisugune eksperimenteeriv. Et ma olen oma olemuselt niisugune jälgija tüüp, et ma jälgin inimesi avalikus ruumis, et inimesed on niisugused huvitavad tegelased, et neil on mingisugused rõõmud, neil on mingisugused mured, nad kuskile lähevad, midagi tahavad, midagi ei mõista ja mingi asi neid vihastab, mingi asi ajab neid naerma, aga ma püüan neid jälgida sõbralikult ja nagu empaatia võimega. Et mõni kunstiteadlane on näinud minu loomingus irooniat või mõni kolleeg on näinud groteski, aga pigem ma enda arvates olen niisugune sõbralik jälgija. Don't know any reason why he treats me so poorly. What have I gone and done? Makes my trouble double with his worries when surely I ain't deserving of none. Morning low, my sweet man is gonna go. When he goes, oh Lordy, he's the kind of... Igal tema tööl jääb silma, et ta on kuskile ära pöitnud lõpmatuse märgi. Et see on tavaliselt niisugune väike, niisugune must, aga see nagu jääb ikkagi alati silma. Ja minu käest see on hästi lahe, et siis on nagu väike nagu aaridejaht, et on mida otsida tema töödelt, väikest lõpmatuse märki. Ja samas väga hüpnotiseerivad on ka tema maalide puhul inimeste silmad. Et need on nagu äraspidised pupillid. Kui tavaliselt pupilli keskmes on niisugune must südamik, siis temal on nagu valgus, niisugune nagu valge täpikene, mis oleks niisugune ilus valge südamik. Ja ümber on ikka must või mõni muu värv. Pigem natuke meenutab minu arust nagu kassi silmi, nagu üks Egiptuse kass vaataks sulle otsa ja üks väga hüpnotiseerivad silmad. Empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own. Marju Kuut on selline oli eriline kuju, eriline muusik ja eriline inimene. Mul oli au teda tunda. See portree valmis pikema perioodi jooksul. Ma vaatasin sadu fotosid temast ja otsin nagu seda mõte mõlkus mul juba pikemat aega ja lõpuks leidsin selle noorpõlve pildi. Ühesõnaga ma kuulasin neid korduvalt, neid plaate, et Marju Kuudi hinge sisse elada. But don't take too much. Mama may have, Papa may have. Portreežanr on hästi oluline žanr minu loomingus. Ma olen teinud väga palju loovisikute portreid, millest osad on siin näitusel väljas, nagu Ameerika kirjanik Richard Brautigan ja Briti arhitekt Alison Smithson ja paljud
teised. Papa may have, but God. Et ma kujutan oma maalidel inimeste, kasside ja majade hingesid. Siin minu kõrval on maal nimega Pärastlõuna Katmanduus ja pildi peal on Bodhanati stuupa, mis on umbes nagu meie Raekoja platsi suurune ruum ja seal on niisugune hiigel niisugune energiatorn keset seda platsi. Me sõpradega reisisime Hiinas ja Tiibetis ja jõudsime ka Nepaali ja ööbisime selle stuupa lähedal, nii et meil avanes võimalus tutvuda selle stuupaga nii hommiku, päeva kui õhtu valguses ja ka öisel ajal. Ma olen tegelikult arhitektuuri omajagu maalinud, aga see on võib-olla ainus pilt, kus on nagu niisugune nagu arhitektuur on kesksel kohal. Kass, kes vaatab tähti, see on valminud aastal 2003, see on aastal 2023. Et ma otsustasin võtta ühe oma vana töö ja teha nagu uus versiooni, mis on täiesti ebaminulik töömeetod. Aga kuidagi tundus, et toimis hästi ja need teised kassid olen ma teinud samamoodi, võtnud vanad 10-15 aasta tagused kassimaalid ja teinud nendest uusversioonid. Et kassid on sellised salapärased olendid, kes olid juba Atlantisel, olid sellised, osalesid templites, rituaalides ja andsid inimestele energiat. Nad olid taimetoitlased, liha ei söönud, et küüned olid selleks, et puu otsa ronida. Aga liigume edasi. Siin on 3 autoportreed. Ülemine nendest on pesumasina kaanel algusaegadest. See on nagu vahepealne ja see on eelmise aasta töö autoportree aednikuna Võsu suvekodus. Et mul on selline mingisugune rütm, et umbes 7 aasta takka ma tunnen, et on aeg vaadata endasse ja teha autoportree.